Peatükk keelekeskkond kui kultuurikeskkonna osa toob välja, et keeleline kasvukeskkond on lai mõiste, hõlmates ühelt poolt nii kultuuri, sealhulgas keelelise käitumise tavasid, sotsiaalseid suhteid, kui ka eelkõige keelt ennast ehk et millist keelt lapsele suunatakse, kui rikas või kui vaene on see keel. Mina olen peatüki autor Andru Kütt-Leedis, pildi ja muu lisamaterjaliga täiendas Sirje Luke. Lapse jaoks on kõige kasulikum selline kõne, mis on otse suunatud talle, mitte lihtsalt pealt kuuldud kõne, näiteks televiisorist või ekraanilt. Lapsele suunatud kõne peaks olema vastavuses tema keele arenguga, aga natukene alati raskem, et oleks võimalik areneda ja õppida. Selles peatükis saad teada, et keeleõppija ümbrus mõjutab tema keele omandamist ja keele kasutamist. Õpetajad ja teised lapsega tegelevad täiskasvanud saavad toetada grammatika ja sõnavara arengut ning lapse ja täiskasvanu suhtlustasand on see, mis otseselt mõjutab, kui rikas on lapse keel.